USA president Donald Trump on just teinud oma esimese lennu uue Air Force One'iga ja tundub, et ta on endaga väga rahul, kuigi selle ümber on palju poleemikat. Alustuseks oli lennuk kingitus Katarilt, mida kriitikud kindlasti ei kiida heaks, sest see tekitab palju eetilisi ja julgeolekualaseid küsimusi. Välisriik andis presidendile nii suure kingituse, mis on väärt $100 miljardeid. Aga Trumpile meeldib tema uus ümberehitatud Boeing 747, millel on luksuslikud vaibad, lamamisasendisse käivad istmed, puidust paneelid ja isegi presidendi embleemid turvavöödel. Ja ta tänab Katari oma läikiva uue kingituse eest. Aga kuula seda. Lennundusanalüütikud ütlevad nüüd, et lennuk ei pruugi tegelikult olla rahvusvahelisteks lendudeks varustatud, sest sellel puuduvad raketituvastussüsteemid ja sideantennid, mis vanal Air Force One'il olid olemas. Igal juhul plaanib Trump sellega järgmisel nädalal NATO tippuhtumisele Türki lennata. Tundub, et ta ei muretse selle pärast. Ja meiega liitub nüüd Matthew R.J. Brodsky, Red Act Strategies'i president ja Ameerika terrorismivastase keskuse esimees. Matthew, räägime sellest. Selle lennuki ümber on algusest peale olnud eetilisi küsimusi, aga nüüd on lisandunud ka turvaküsimused. Kust me alustame? Meil on lendav palee, reklaamtahvel, kui soovite, mis ütleb, et välisrahal on Ameerika välispoliitikas reserveeritud koht. Kahjuks vabariiklasena oleme me alati kritiseerinud Obama ja Bideni administratsiooni selle eest, et nad on Katariga liiga lähedased olnud. Aga Katar on tõesti aru saanud, kuidas mõjutusmängu Ameerika Ühendriikides mängida ja kuidas minna otse parempoolse ökosüsteemi kallale. Ja nagu me oleme näinud Trumpi administratsioonist, on väga kahetsusväärne öelda, et seal on terve korruptsioonisüsteem. Süsteem, kus eraettevõtted annavad osa tulust Trumpi perekonnale. Isegi kui see on äri, mida juhib Don Jr. või kui räägite Witkoffidest, on see nii. Katar mõistab, et nad saavad osta Ameerika mõjuvõimu ja nad on sellele tõesti tähelepanu pööranud. Ja see on lisaks miljarditele dollaritele, mida nad on kulutanud meie ülikoolidele Ameerikas, tekitades selliseid proteste, nagu oleme näinud alates 7. oktoobrist, nii et see on väga-väga suur probleem. Ja ma arvan, et enamik tõsiselt mõtlevaid ameeriklasi peaks mõistma, et meil on peagi vaja Valgesse Majja parteid, mida Katar ja teised välismaised huvid pole täielikult ära ostnud. Õige. Me räägime sellest varsti veidi pikemalt, aga ma tahaksin rääkida ka sellest, et me näeme, kuidas Katar samal ajal kingib Trumpile tema Air Force One'i, vahendab USA ja Iraani rahuläbirääkimisi ning võõrustab Hamasi juhtkonda. Mida see meile ütleb Washingtoni suhete kohta Dohaga, kui USA president lendab ringi Katari lennukiga samal ajal, kui kõik see toimub? See tähendab, et meiega saab äri ajada. Sama kehtib ka selle kohta, et Katar ja Pakistan juhivad läbirääkimisi Iraaniga. Ma arvan, et enne selle väljakuulutamist oleks olnud Ameerika Ühendriikides väga raske leida tavalisi ameeriklasi, kes ütleksid, et jah, Kataril ja Pakistanil on kindlasti Ameerika huvid südames. Nii et see on tõesti väga suur probleem. Ja see on tõesti ilmne kahjuks selle administratsiooni puhul, sest Trump räägib Katarist nii ülivõrdes. Me võime tagasi vaadata, ma arvan, et see oli 2017, kui Trump luges Valgest Majast ette, et Katar on olnud tõesti suur terrorismi toetav riik. Aga on näha, et ta luges seda ette valmistatud märkmetes, mis tähendab, et need on asjad, mida meie valitsuse harud tavaliselt mõistavad, et president peaks ütlema. Ja nüüd me tegelikult näeme, kuidas ta sellesse tegelikult suhtub. Need on kiitvad kommentaarid, mida ta on teinud Katari ja Pakistani kohta pärast lennuki saamist. Aga isegi enne seda on see hämmastav võrreldes tegeliku sõjaaegse liitlase nagu Iisrael kohtlemisega, keda paljud meist arvavad, et ta on sisuliselt selga pussitanud. Õige, ma tahan sellest veelgi rohkem rääkida, aga kõigepealt lähne selle üksikasjadeni. USA president Donald Trump teenis väidetavalt eelmisel aastal umbes $300 miljonit Pärsia lahe riikidelt, nagu selgub Wall Street Journali uuest raportist. Ja viis, kuidas ta selle raha teenis, tekitab väga tõsiseid küsimusi. Jää meiega, Matthew, tuleme kohe sinu juurde tagasi. $263 miljonit tuli sellest, et ta müüs poole oma osalusest krüptorahaga tegelevas ettevõttes nimega World Liberty Financial üksusele, mida toetas üks Araabia Ühendemiraatide kõrgeimaid kuninglikke isikuid.
Ülejäänud raha tuli Lähis-Ida arendajatelt, kes ehitavad Trumpi kaubamärgiga torne ja golfiväljakuid üle kogu piirkonna. Ja lisaks sellele üle 1,4 miljardi dollari krüptotuludest kokku, sealhulgas $635 miljonit tema enda Trumpi kaubamärgiga meenimündist. Isegi kui hinnanguliselt 764 000 väikeinvestorid kaotasid selle sama tokeniga raha. Need on samad Pärsia lahe riigid, kellega Trump peab rahuläbirääkimisi, kelle lähedal ta alustab sõdu ja kellelt ta võtab vastu presidendilennuki. Valge Maja ütleb siiski, et siin ei ole huvide konflikti. Numbrid räägivad kindlasti hoopis teistsugust lugu. Võiks öelda, Matthew, ma tahaksin selle teema juurde sinuga tagasi tulla. Sa ütlesid, et oled vabariiklane ja tead, see on midagi, milles sa kunagi süüdistasid demokraate. Me vaatame siin hoopis teistsugust olukorda. Minu küsimus sulle on, kas sa arvad, et Ameerika avalikkus vaatab neid numbreid, neid aruandeid ja seda uut lennukit kahtleva pilguga? Ma ei tea, kas nad veel seda teevad. Inimesed, kes on poliitikaga tugevalt seotud, kindlasti teevad seda. Ilmselgelt ajab see mul iga karva turri ja teeb seda ka paljudele teistele inimestele. Aga probleem selliste finantstehingutega on see, et neid on uskumatult raske lahti seletada. Sa tegid seal tõesti head tööd, aga see saab vaid pealispinda riivata. Ilmselt on Kasahstanist tulemas ka teisi tehinguid Latnikiga, kes on osa administratsioonist. On mitmeid asju, mis nõuavad sügavamat uurimist. See varifirma teeb koostööd selle varifirmaga, millel on selline omandistruktuur. Kas siis presidendi poja või Witkofi poja kaudu. Ja seetõttu on inimestel seda raske jälgida. Ja see on väga kahetsusväärne, sest varem ajasime selliste asjade peale närvi. Ma nimetaksin Hunter Bideni väga andetuks kunstnikuks, kes müüb maale miljonite eest, mis on nagu kõige ilmsem rahapesuskeem, mida üldse näha võib. See kahvatub võrreldes sellega, mida me praegu näeme, eriti kui Pärsia lahe monarhiatel on nii tohutult palju raha, mida nad on valmis mõju ostmiseks kasutama. Ja jälle näeme seda nüüd ka Katari puhul, kus äkitselt hakkame Ameerika nimel tegema teeneid Erdoganile, samal ajal kui ta ähvardab Iisraeli sisse tungida ja võõrustab endiselt Venemaa sõjalisi objekte. See saadab tõesti halba signaali. Soovin, et ameeriklased pööraksid sellele rohkem tähelepanu, sest on olemas vana ütlus, mida kõik teavad. Jälgi raha. Siin saab raha jälgida. See võib võtta aega, kuid lõpuks jõuab see raha tagasi välismaiste osapoolte ja vastasteni, kellele meie huvid kindlasti korda ei lähe. Õige, Matthew Brodsky, väga valgustav vestlus, ma arvan, et meil just oli. Suur tänu, et meiega liitusite. Me võiksime seda kindlasti jätkata, kui meil oleks rohkem aega.